Striker is on the move. He cuts inside. He's heading towards the box. He shoots. Goal! When we're out together, dancing cheek to cheek. Tere tulemast tagasi, kõik 104 matši Go3-s podcasti jätkamas ning täna ei ole siin võib-olla nii tuntumaid nimesid seda saadet juhtimas. Olen mina, Kaspar Kotter ning minu kõrval siis Go3 kommentaator Johannes Milli. Tere! No ütleme nii, et ei pea siin võib-olla liiga palju nendest viimastest mängudest rääkima, et siin neid 6 osa jooksul on saanud nüüd edasi-tagasi rääkida, et võtame võib-olla siis ette ja hakkame vaikselt kokku võtma seda alagrupi turniiri, et kes täna veel vaatab, siis täna on meil 27. juuni, mis tähendab siis seda, et õhtul veel 3 viimast alagruppi selguvad, aga seal ka tegelikult asjad üsna kindlad on, ainult teised, kolmandad kohad lahtised, et selles mõttes hakkamegi siit võib-olla grupi kohalt minema või käime veel viimast mängult mingid huvitavamad läbi, mida ise oled saanud siin viimastel öötundidel teha? Eks alati mõistlik rääkida Norra-Prantsusmaa mängust on, et siin 2 päeva tagasi ka Andreega rääkisime, et see on just kui selline esimene tõesti suur mäng, kus 2 tippmängu kõik ootasid Mbappe ja Haalandi kohtumist. No siis tuli Norra peatreener, otsustas, et tal on täiesti suva sellest mängust ja vahetas terve koosseisu välja. See oli pettumus. Õnnestus endal seda kommenteerida ja siis oligi eeltööd tehes, siis lugesin juba ridade vahelt välja, et seal küll mingit Haalandit ja Mbappet koos platsil nagu ei näe, et Haaland ütles juba peale mängu Senegaliga, et tal on täitsa suva sellest Prantsusmaa kohtumisest ja oli näha, et peatreener Solbakkenil oli ka. Aga Prantsusmaa 4-1 lõpuks võit ja Dembele ärkas ellu, võib öelda, et poole tunniga kübar ja 1 värav ilusam kui teine, et selles mõttes oli esimesel poolel oli väga nauditav mäng nii mulle kommentaatorile kui ka ma arvan televaatajale, aga teine poolega oli ikkagi siuke törm erritamine ja alles lõpus seal Tue oma selle peaga värava kirja sai, et suures pildis Prantsusmaa ikkagi on nendest suurtest kõige paremat hoogu näidanud ja ma arvan, et siin erinevates kontorites hakkavad ka nende koefitsendid kukkuma siin play-offides, et said nüüd ühte poolde ka, esiteks saavad play-offis endale 1 kolmandatest kohtadest vastaseks ja siis järgmises voorust ma arvan, Saksamaa peab olema ikkagi väga valmis nende jaoks, et Prantsusmaa on selles mõttes ikkagi hirmuäratavalt hästi mänginud siin alagrupis, et ei hetkeseisuga suurtematest kõige parema tunde jätnud. Et ma nõustun ka, et kui ikkagi eelmised MM-id on alati ette heidetud, et 1-0 ja siuksed kuidagi väga nagu kinnised mängud vaadates, mis nimed meeskonnas on ja siis see MM tundub, et on saadud sellest probleemist üle, et mängitakse, nauditakse ja on tõesti väga ilus vaadata ja Dembele tõesti. 35-6 või kiiresti see oli. 31 minutiga midagi siukest, aga ei ole MM-ide kõige kiirem kübar, et seal kunagi 82. aastal mingi Ungari mees sai 7 minuti ja 42 sekundiga hakkama sellega, aga veits on muidugi kas hirmuäratav või kindlasti paneb mõtlema, et ju tavaliselt need, kes lõpuks karika tõstavad, need liiga head algust nagu justkui ei näita. Et see, et siin 9 punkti alagrupist võeti, et kas see võib tekitada siukest vale positiivsust või midagi, et siis kui tuleb lõpuks tugev vastane neile vastu, et siis kas saadakse oma asjad niimoodi käima. Aga jah, Prantsusmaa siis 4-1 Norrat võitis ja öösel oli veel üks suur üllatus meil, kui ju Roheneme saared Cape Verde. Roheneme saared sai oma 3. viigi alagrupis ja sellega tüürivad ennast siis Hispaania järele play-offi. Et Uruguay ja Saudi Araabia poolt vaadates ikkagi korralik altminek, et ei oleks keegi oodanud, et seal Cape Verde hakkab ju niimoodi nagu lammutama. Eks et Saudi Araabiat oleks olnud ilmselt keeruline ka edasi ennustada, aga see, et Uruguay välja kukkus. Seal ju see Bielsa oli ka täiesti näitas emotsioone ikka korralikult peale mängu välja, et nägin mingeid klippe. Jah, seal on juba peale igat mängu on olnud päris pahad ja väravat Muslera ka on ikkagi igas mängus põhimõtteliselt mingi errori teinud,
et liiga lihtsalt seal ei lähe ja ma arvan, et seal tuleb ka nüüd nii-öelda selline põlvkondade vahetus või kuidas iganes nad tahavad nimetada seda, et suures pildis nagu mingid muid ei olnud, et oli see Seattle'is oli siis Pride mäng Egiptus-Iraan on ju, kus mõlemale tegelikult viik sobis, aga Iraan sai seal lõpus veel võiduvärava, see võeti ka ära. Et väike suluseis, nagu sa enne mainisid siin. Et Iraan kogu mängu vältel väga võimalusi ei tekitanud, aga seal tõesti viimase 6-7 minutiga ühe korra sai Taremi senderdusest pea vahel, lõi latti ja siis 90+4 löödi värav suluseisust. Käis täielik hullumeelne tähistamine, mis iganes, kõik treeneri, staffid, asjad olid seal väljakul nagu MM-il ikka. Ja siis, kui tähistamine ära lõppes, siis tuli Simon Marciniak, et suluseis ja see suluseis oli ka, siuke kaootiline olukord, et väravahti on enam viimane mees, aga seal oli üks kaitsja ja suluseis oli pool jalalaba. Okay. Et päris valus Iraanile. Ja ma ei ole muidugi mingi selles mõttes Iraani režiimi või Iraani poliitika toetaja, aga vaadates, kuidas nende nii-öelda meeskonnaga käitutakse seal MM-il, et peavad seal Mehhikos pesitsema ja kogu aeg lendavad edasi-tagasi, et selles mõttes nagu tahaks, et nad edasi läheks, on ju, või nagu ma ütlesin, ma ei ole suur fänn, aga nad selles mõttes nagu natukene isegi üritavad jalgpalli nagu mängida, et nende edasi saamise puhul ei ole, ma arvan, jalgpallisõpradel nagu justkui mingit niisugust probleemi. Mängivad täitsa kenat jalgpalli, kaitsest küll lähtuvalt, eks ole, viiese kaitseliiniga peamiselt, aga täitsa kenasti Mehdi Taremi teeb enda töö seal ees ära ja ka nagu väga meeskondlikult ja näitavad tõesti, et need, mitte ainult nüüd just Iraani puhul, aga näiteks Egiptus ka, et need kohalikud Lähis-Ida liigad, et need on ikkagi täitsa arvestavad kohad ja mängivad väga kvaliteetset jalgpalli. Jah, et ongi, kui keegi mõtleb, et miks need siis seal Iraani ja ma ei tea, Katari mehed ei taha tulla Euroopasse mängima või miks neil ei ole tippliigade mehi, siis ongi põhjus on lihtsalt see, et nad saavad seal kodumaa liigades nii jõhkrat plekki, et neil ei ole mõtet tulla, et Hispaania kõrgliigasse ükski mees arvatavasti ei saa ja Hispaania esiliigasse teenid juba, ma arvan, 10-15 korda vähem, kui sa teenid kodumaal ja et see kodumaal sa oled ikkagi staari staatuses. Aga käime kiirelt lihtsalt siis alagrupid läbi. A-alagrupi võitis siis üks korraldajamaadest Mehhiko 9 punktiga ja 6-0-ga edasi üsna kindlalt. Ma arvan, et seal mingit üllatusi ei ole ja selles mõttes alagrupis, aga alagrupi teine on küll siuke, ma ütlen küll, et ma ei tea, kas see on negatiivne üllatus, aga ütleme nii, ma ei lootnud, et Lõuna-Aafrika edasi läheksid, et sellest 2010 aasta Lõuna-Aafrikast või sellest mängustiilist on väga vähe alles jäänud ja sellise stiiliga meeskondasid võib-olla liiga palju ei taha näha, aga teisena alagrupist edasi Lõuna-Korea ees ja Lõuna-Korea ei saa isegi kolmandana edasi. Neil on jah see vist, suure tõenäosusega nad kukuvad sealt välja, et hetkel ennem tänaseid mänge nad on, aga seal nad on täiesti viimased vist nendest 8 või 7. Nad on täpselt 8. kohal, aga siin Alžeerial ja Kongol on veel mängida. Aga et ma kommenteerisin ka seda Lõuna-Aafrika, Lõuna-Korea mängu ja seal ka võttis ikka kukalt kratsima, et miks Lõuna-Korea sellise plaaniga läks. Et jäigi tunne, et nad läksidki 0-0 hoidma. Ja, et seal vist isegi Son ei mänginud, on ju. Ja siis kui jäädi 1-0 kaotusseisu, siis lahendus oli see, et andke pall Lee Kang-inile ja laseb senderdusi kästi. Aga see Lõuna-Aafrika kaitsjate ja Lõuna-Korea ründajate kasvu vahe. Ja ma just tahtsin öelda, et taasises liiga pikkasid inimesi võib-olla ei leia. Täiesti müstiline, et see tundus täiesti nagu läbikukkunud mänguplaan. Eks ta kaotab treener, võidab meeskond, nagu öeldakse, et seal treener ka kohe peale mängu andis teada intervjuudes, et tema nagu süüs oli. Ja neljandaks, pigem olekski võib-olla pakkunud siin Lõuna-Aafrikat algus neljandaks, aga lõpuks Tšehhi. Patrick Schick lõpetas oma koondise karjääri kohe, ütles, et tema ei viitsi siukse jamaga tegeleda, et egagi nende mängudes ka midagi ilusat ei olnud nagu vaadata. Eks seal juba enne MM-i kommenteerisin Tšehhi-Taani play-off mängu ja juba seal ka nad lihtsalt lauskaitse parkisid bussi, proovisid selle Taani surve üle elada ja siis pennudega läksid edasi. Nad on jah, siuke, kuidas ma ütlen, siis konservatiivse jalgpalli austajad, et pikemad palli neil on hästi jõulised mehed ja siis üritavad tänu sellele nii-öelda võimaluse tekkida, et sa saadki võib-olla just, kuidas ma ütlen,
väiksemate või nõrgemate vastu saad oma jõulisuse peale suruda. Noh, tuletame kas või meelde, kuidas kunagi Eestiga mängiti, on ju, et seal keskväljal on sul 20 senti pikem Šušek ja ikkagi nagu jõuab ja surub ära siin lihtsalt, aga jah, siin MM-il vähe võrdsemad võistkonnad vastased, siis on nagu keeruline. B-alagrupis Šveits, Kanada teisena edasi, Bosnia suure tõenäosusega kolmandana või nüüd juba kindlana, et 4 punktiga samuti. Et ainuke, ütleme nii, jälle üllatusi ei ole. Mina vähemalt eeldasin, et Šveits läheb edasi. Ma isegi pakkusin, et Šveits võiks olla selle turniiri üks musthobustest. Et viimastel aastatel väga stabiilselt mänginud ja nagu see kuidagi toimib neil, ainuke asi, mis neil on väga kehva, on see rünnaku lõpetamine, et see Brelem-Polo, kui palju ta seal raiskab, on ikkagi kohutav ja see just niisugustes tähtsates mängudes hakkab nagu võib kätte maksta. Aga nõustun, aga see alagrupp tõesti, ma arvan, et äkki kõige loogilisem lahendus, ma seda vaatan juba, et järgmine alagrupp ka muidugi, aga siin tõesti, ma arvan, et oli teada, et Šveits võtab ära. Ma ise parusin ka, et Kanada äkki teisena, et tundub selline väga loogilise lahendusega alagrupp. Ja tegin seal seda viimast mängu Šveitsi-Kanada, et suures pildis ei olnud midagi nagu vahet, aga lahe oligi lihtsalt vaadata, et mõlemad meeskonnad ikkagi tahtsid seda alagruppi võita esiteks, sest mängiti, kust nüüd mängisid, äkki mängisid Torontos võimalik, ma täpselt ei mäleta, iganes Kanada oli motivatsioon võita just alagrupp selle tõttu, et nad saaksid jääda veel Kanadasse laagrisse. Ja nüüd alagrupi võitja sai peale viimast mängu 9 puhkepäeva ja teine koht sai ainult siis põhimõtteliselt 4. Et see oli see põhjus, miks Šveits ikkagi seal lõpus nagu pingutas ja et arvestades, kui pikk MM on, siis 9 päeva tuleb kindlasti väga palju kasuks, et siin mängijad saavad 2 päeva linna peal käia ja siis alles mõtlema hakata. Aga jah, Bosnia saab edasi 4 punktiga ja Katar siis, kes esimeses alagrupi voorus väikse üllatuse tegi, siis lõpuks ikkagi langeb sinna õigele kohale. Grupp C, Brasiilia, Maroko, just täpselt selles järjestuses, et lõpuks Brasiilia siis tänu väravate vahele alagrupi võitis ja Šotimaa, fännid olid küll väga kõvad, aga meeskonna tase sinna järgi ei jõudnud, et kahjuks nemad küll 3 punkti peal, aga see väravate vahe -3 ei anna neile isegi mingit väikest lootuse kübetki. Jah, seal Brasiilia vastu see mäng, et nad lasid endale 3 väravat lüüa, see lõpuks maksis kätte. Šotimaal jah, fännid väga lahedad, aga jõudsin sotsiaalmeediast lugeda ka, et šotlased päris pahased. Et elasid seda päris raskelt läbi, et sealt nii kehv tulemus tuli, et neil olid kindlasti suured lootused. Nojah, täpselt eriti, kui sa siukses alagrupis sa vaatad seda nii-öelda, et sa saad kõigepealt 2 tugevat mängu Brasiilia, Maroko vastu fännivaatest just vaadates, et ülikõva ja siis et viimane või nagu siis teine koht või esimene kohtumine neil oli Haitiga, et et taome ära, lähme edasi siit väravate vahega kasvõi, on ju. Aga lõpuks jah, löödi ka ainult Haitile 1 värav ja Maroko ja Brasiilia vastu 0-le jäeti, et nii, grupp D, USA, Austraalia edasi, USA siis 6 punktiga alagrupi võitis, viimases mängus kaotati lõpu sekundite väravast Türgile. Türgi sai oma esimese punkti ja sealt võib lugeda järgmise siis nii-öelda ebaõnnestuja sellel turniiril, kui Türgi siis ikkagi konkreetselt lati alt läbi läks ja oodati ka neist ikkagi väga palju sellel turniiril. Ma arvan, et Türgit võibki pidada suurimaks ebaõnnestujaks, et 2 aastat tagasi EM-il mina pidasin neid just nagu EM-i mustaks hobuseks siis, et väga, mulle ka Türgi väga meeldib. Arvasin ka, et nad seal USA-ga korralikult esikohale konkureerivad. Aga tõesti, eks seal on ebaõnnestumine, aga oli ka kõvasti ebaõnne, et seal ei lahendatud neid olukordi ära, et jah, mis see number jälle oli, 60 lööki. 62 lööki äkki ilma väravata esimeses 2 mängus, et jah, seda nagu, kuidas ma ütlen, saab nimetada nii õnneks kui ka siis ründajate treeneri tegemata tööks või siis, et lõpuks jah, pakuti neile neid variante mängides, et lahendage ära, olge ise mehed ja minge edasi, on ju, aga tuleb siis kotid pakkida ja saavad puhkusele asuda. Eks see on ka see MM-i kurb reaalsus, et sul ongi Roheneeme saared, kes 3 punktiga jäid teiseks ja siis on Türgi, kes jääb 3 punktiga viimaseks.
selles mõttes ka, et kuidas see grupp kõik välja kujunes, on ka ebaõnne Türgil, et sealt isegi 3. kohana mingit lootust ei seili, et täiesti viimaseks ja koju sõit. Potentsiaalselt tundus siuke, taseme mõistes kõige siuke tasavägisem alagrupp, aga lõpuks ikkagi USA nagu mängis. Pochettino sai ka seal vastu pead peale Türgi mängu, aga ütles, kuulge rahu, et me ju võitsime alagruppi ja ega ta ka roteerus seal. Seal oli peaaegu täiesti varu, mitte 100%, aga päris palju oli ikka vahetusi teinud. Grupi C siis Saksamaa ja Elevandiluurannik lähevad 6 punktiga edasi ning Ecuador 4 punktiga ja seal oli küll ikkagi põnevust selles mõttes viimases voorus, et Ecuador suutis korralikult rongi alt välja tulla, 2-1 Saksamaad siis võita ja võib öelda küll, et Saksamaa seal algselt küll midagi mütsiga lööma ei läinud või et nad läksid ikkagi täiega panema, aga Ecuador, ja ütleme nii, et seal oli väga kontroversiaalseid kohtunike otsuseid, aga Ecuador suutis üle olla, lõpuks siis Saksamaa nii-öelda maha suruda ning jalutavad 3. edasi, aga just huvitav ongi see, et Ecuadori oleks ennustanud ka teisena edasi, kaotati avamängus kohe siis Elevandiluurannikule ja ma ei teagi, kas Saksamaale on see äratuskell nüüd siin Ecuadori vastu, et lähevad ju ka potentsiaalselt 8. finaalis Prantsusmaaga kokku. Et see võib tulla siuke päris kehva, kui samamoodi mängitakse nagu Ecuadori vastu, et siin Prantsusmaa pane veel 2 kraadi juurde, et ma arvan, et seal Nagelsmannil on mõtlemist küllaga. Saksamaa alagruppides muidu jättis väga hea mulje, aga tõesti, see Prantsusmaa, see tuleb kõva pähkel, aga Prantsusmaa on kõva pähkel ükskõik kellele siin MM-il, eks ole. Eks Saksamaal oligi võib-olla esialgne eesmärk saada alagrupist edasi, 2 MM-i on nagu neil pekki läinud, et vähemalt selle sai tehtud ja lähevad alagrupi võitjana edasi, eks vaatavad, kui kaugele jõuavad ja Elevandiluurannik saab endale siis Norra vastaseks, mis võib ka tulla üsna hea mäng ja Euroopa hobused ja Aafrika hobused omavahel mängimas selles mõttes, et just mõtlen selle jõulisuse poolest, et see võib tulla just võib-olla neutraalsele jalkasõbrale jälle üks kõige vahvamaid mänge, mida siin nagu pakutakse. Seda on tõesti isegi keeruline justkui nagu ennustada, et kuidas see täpselt minema võiks hakata. Norra on küll favoriit, aga... Kui ma oleks enne turniiri öelnud, siis ma ütleks, et Norra jalutab üle, aga nüüd, kui olen näinud Elevandiluuranniku mänge, et sealt enam niimoodi ei julgeks nagu pakkuda, et see... Norra keskkaitsed on küll suured, aga Elevandiluuranniku ründajad on ikkagi väga kiired ja tehnilised poisid, et seal nii-öelda emmalt kummalt poolt, ma arvan, et me näeme väga väravate rohket kohtumist seal. Grupis F, suures pildis ka üllatusi ei ole, kõik suur kolmik saab edasi, Holland, Jaapan ja Rootsi ja siis Tuneesia vahetas küll peatreenerit, aga abi ei tulnud ja lõpuks siis -10 väravate vahega. Kas te tehti üldse minu arust korrati vist MM-i rekordit, et 12 väravat lasti endale alagrupis? Et 0 punkti -10 väravate vahe ja ma ei tea, ma arvan, siin ei ole vaja pikemalt selles mõttes peatuda, et kõik 3 suurt said edasi ja ma arvan, et ükskõik kellega nad kohtuvad lihtsaks, ei lähe siin kellegi. Tuneesiale muidugi väga karm loos ka, et 3 koondist, kes on selgelt peaaegu neist üle ka kõik. Jaa, aga ma ei oleks pakkunud nad niimoodi ketukad, selles suhtes saavad, see esimene peatreener, see muidugi Rootsi vastu läks siukest asja testima, mida nad ei olnud ennem isegi trennis harjutanud, mõtles enam-vähem tund aega ennem, kuulge, mängime hoopis nii, lähme 3 taga ja ma ei tea. Et ma tegin ühte sõpruskohtumist neil Austria vastu enne MM-i ja siis nad jätsid nagu väga okei mulje ja või siis lihtsalt see Austria andiski teades, et Austria võiks hea olla, ega Austria siin ka nagu nüüd midagi head ei ole olnud ja võib-olla siukse vale positiivse Tuneesiast, et grupp G, siin olid öösel mängud, korra juba rääkisime, et Egiptus ja Iraan mängisid viiki, samal ajal Belgia alistas siis 5-1 Uus-Meremaa ja läheb siis liidrina alagrupist edasi, et punktid on väiksed, aga kui seda järjekorda vaadata, siis ise Go3 sotsiaalmeediates täpselt niimoodi ennustasingi seda järjekorda. Aga Belgial kindlasti suur mõttekoht. Egiptuse ja Iraaniga mängiti viiki. Ma hetkel peast ei tea, kellega nad siin kohtuda võivad, aga kuna tänu sellele, et alagrupp võideti, siis ma arvan, natukene lihtsam loos võiks neile tulla, aga nad peaks minema, kui ma ei eksi, lähevad Argentiina ja Hispaaniaga ühte nii-öelda poolde. Et
vaatan, kas siin on kiirelt juba väljas, et kellega hetkel ei ole jah, et nende vastane veel siis selgub. Grupis H samamoodi rääkisime nendest üllatajatest, et Hispaania võitis alagrupi esimeses mängus 0-0 Roheneme saartega viiki. Mõtlesime, et siuke halb enne, aga no näed, Roheneme saared mängisid teised 2 mängu ka viiki siin Uruguay ja Saudi Araabiaga, et väga vahva, et 3 punktiga saad niimoodi viikidega edasi, et noh, selles mõttes, kuidas ma ütlen, Roheneme saared minu jaoks nagu palju lõbusam lugu kui see Lõuna-Aafrika, et kuigi nad ka mingit liiga palju mänguilu ei paku, aga siiski see on siuke meeskond, kes, kuidas ma ütlen, meeldib, ma arvan, rahvale rohkem kui Lõuna-Aafrika, et Lõuna-Aafrika Vabariik tegi oma 2010, sai selle hea emotsiooni kätte, nüüd rahvale enam võib-olla ei meeldi, ongi head mälestused, kus Tšabalala lööb selle värava, siis noh, ühe korra minu arust Uus-Meremaa ja Itaalia olid, kas nad olid äkki 2014 olid ühes alagrupis ja samamoodi tüürisid kõik mängud viiki, aga siis edasi ei saadud. Ja mõlemad jäid minu arust veel alagrupis nagu 3. ja 4. ja lõpuks siis Itaalia siis edestas seal Uus-Meremaad, aga praegu väravate vahe 2-2, et noh, piisab kõvast mängutahtest ja ei, seda on vahva vaadata, eks näeme, kui kõrgele selle Roheneme saarte väravahi Instagrami followerid lähevad siin turniiri lõpuks. Aga no, Roheneme saared üldse, kui me võrdlemegi Lõuna-Aafrikat ja teiste selliste väiksematega, siis mängisid tegelikult väga kihvti jalgpalli minu arust, et just see Uruguay mäng ka, mis jäi 2-2, kommenteerisin seda. Ja no tõesti väga emotsioonid ja rohke mäng, et ma arvan, et võitsid palju fänne endale üleüldiselt juurde, mitte ainult Vozinja väravat, et mulle jättis tõesti väga hea mulje ja oskavad mängida küll, kui väga vaja on. No ma olin ka hästi kriitiline algul selles mõttes, et 48 tiimi ja see turniir läheb nagu nii pikaks ja lõpuks alagrupi turniir nagu liiga palju kedagi ei huvita, siis praegu, või tähendab, äkki oligi eile või üleeile siin meie bossi Kaleviga korra sai arutatud, Kalev küsis, kas nüüd on tunne käes. Ma ütlesin, no veel ei ole, et eks arvatavasti pühapäevast play-offidest nagu hakkab see õige tunne, aga mulle nagu just meeldib see, et tänu sellele 48 tiimile me näemegi siukseid punte nagu Curaçao, Cape Verde, et noh, võib-olla ei saada edasi, saavad siin peksa ja mis iganes, aga tavapärane inimene ei näe kunagi nende jalgpalli, et ta on jõudnud siia suurele areenile miljonite inimeste ette, et seda on juba vahva näha, kuidas nemad oma kultuuri ja riiki nagu tutvustavad ja see, kuidas nad tähistavad, see tähendab nagu neile nii palju, et see emotsioon, mida nad suudavad pakkuda, see on minu arust ülikõva nagu. Jah, eks sul ongi tüübid nagu, see oli see Ryan Mendes, kes on nende legend ja Vozinja, nad ilmselt 10 aastat tagasi ei osanud isegi ette kujutada või unistada, et nad MM-il kunagi mängivad, eks ole. Ja nüüd saavad veel alagrupist ka kohe edasi, et see on ikka täiesti mõõnas jutt, mis neil praegu seal toimub. Et see on ainuke pluss, mida ma nagu selle 48 pundi juures leian, et nagu... Tegelikult on ka nagu üsna peale siis ütleme siis peale Katari ja Tuneesia on tegelikult ju kõik olnud ka täitsa konkurentsivõimelised. Tuneesia ja Katar on võib-olla need 2, kes on tõesti no okei, Tuneesia põleski läbi, aga Kataril oli ju, või Tuneesiast keegi ei arvanud sellises alagrupis, aga Kataril oli tegelikult täitsa varianti seal. Nad ei mänginud ka nagu nüüd liiga kehvasti, aga pakuti neile, lihtsalt ei suuda vastu võtta, et seal Bosniaga viimases mängus ju tegelikult põhimõtteliselt oli, kes võidab, see läheb edasi, et lihtsalt nii-öelda oma ellujäämismäng kaotati. Grupi I siis sellest ka rääkisime, Prantsusmaa 9 punktiga edasi, korralik avaldus kogu turniirile. Norra esimeses 2 mängus võeti oma ära, 3. mängus puhati, selles mõttes, et ei saanudki seda võib-olla suurt pilti ette, et Iraak alistati kindlalt, Senegaliga oli väga vahva mäng, 3-2 on ju seal lõpuks, aga jah, see oleks muidugi tahtnud näha, et mida oleks suutnud täis koosseisus Norra siin Prantsusmaa vastu, et vaadates või olekski lootnud lihtsalt seda rohkem seda vahvat vutti ja vurri näha, et aga saan täiesti aru siin Solbakkenist, et miks ta siin põhimehi kasutanud. Ja siis 3 alagruppi, mille mängud täna öösel hakkavad siis toimuma. Grupi Ott, kus on Argentiina, Austria
hetkel siis liidrid Argentiina on alagrupi võidu endale kindlustanud, mängivad nemad siis viimase koha Jordaaniaga ja siis Austria, Alžeeria. No see on täpselt selline mäng, kus kumbki võib-olla suures pildis ei ole vahet, kui Alžeeria ei tohi lihtsalt kaotada, et siis läheb nende väravate vahe kehvaks ja neil on suur võimalus sealt kolmanda kohaga enam edasi ei saa. Austria kolmanda kohaga peaks edasi saama, vaatan kohe, ja hetkel edestaksid siin siis Lõuna-Koread täpselt. No see muidugi oleneb ka, et kui nad kaotavad selle mängu, et oleneb kui suurelt ja siis muidugi lõppude lõpuks sobiks siin mõlemale viik kõige rohkem, et siis saaksid mõlemad kindlalt edasi, et palju õnne selle mängu kommentaatorile, kes seda viiki triikimist hakkab siis kommenteerima. Järgmise alagrupis ka 2 asja on kindlad, Kolumbia ja Portugal lähevad edasi, aga mis järjekorras, seda ei tea veel, et see võib ka tulla väga vahva kohtumine, seal ei ole põhjust kummalgi tiimil siis nii-öelda mängijaid puhata, et Portugal peale esimese vooruviiki Kongoga peab ennast nii-öelda käima saama ja Usbekistan, andke andeks, aga ei ole see tiim, kelle vastu nagu mingit pilti ette saaksid, seal mehed lõbutsesid ja oleks, ütleme nii, see sama karistuslöök, mille Nuno Mendes sisse lõi, oleks olnud kellegi muu vastu, siis Ronaldo ei oleks lasknud sellel mehel, ma arvan, seal seda karistuslööki lüüa, et selles mõttes ma arvan, et siin on suures pildis selge, lihtsalt kas Kongo peaks võitma kindlalt Usbekistani ära ja 4 punktiga saad kolmandana igane juhul edasi. Pluss Kolumbia ja Portugal, ma arvan, võib tõesti väga vahva mäng tulla, et ma näen, et seal võib ka ikka mänguilu jaguda, aga see on kahjuks meil eestlastel just ebameeldival ajal. See oli äkki 2.30 öösel. Jah, et homme on pühapäev selles mõttes, et otsa peolt jõuad veel vaatama minna. Ja viimane alagrupp siis grupp L, Inglismaa, Ghana, Horvaatia, Panama ja täna õhtul siis Ghana, Horvaatia omavahel kohtumas Inglismaa, Panama. Samamoodi Inglismaa kindlalt edasi, lihtsalt mis kohaga see veel sõltub, et viigi korral jäävad teiseks, kui mängivad Panamaga viiki, aga raske on ka seda näha, et isegi siin varumeestega ei tohiks nagu seda probleemi olla. Ja, pigem seal Horvaatia ja Ghana hakkavad omavahel maadlema, et kes teine, kes kolmas, et Inglismaa, ma julgeks ka öelda pea 100%, et sealt väga raske näha mingit Panama üllatust, eriti arvestades, mis toimus siis viimati, kui meeskonnad MM-il mängisid ja sealt oli, mis oli 6-1, Inglismaa suurim võite MM-idel igastahes. Aga küsin ka sinult ära, Germo on siin peaaegu kõigilt juba suutnud kas stuudiotes või podcastides küsida, et kas oli pennal siis Ghana Inglismaa mängus? Me juba Andreega rääkisime ka siis 5. osas ja minu arust oli täiesti puhas pennal, täiesti 100%, et ma kodus ka jäin nagu karjuma, ma muidugi ei ole suur kellegi fänn ka, nii et ma lihtsalt on ilusat jalgpallina ja siis seal näha, et siuke penalti ei andmata, et ma ei saanud üldse aru. Varri vaadanud, just kui keegi kohtunikest ei reageerinud, aga tundus täiesti ilmselge minu jaoks. Jaa, olen selles mõttes nõus, aga ma arvan, et siin Tuchel tänu sellele ei annagi siin põhimestele mingit puhkustki, et nii kehvasti Ghana vastu mängite, et nüüd tuleb hakata siin Panama vastu seda enesekindlust taastama ja hakkame nüüd poisid väravaid lööma, et selles mõttes ma arvan, et ka see tuleb üsna väravate rohke kohtumine see siis õhtul Inglismaa, Panama ja kõrval siis Ghana, Horvaatia, mis ma arvan võib tulla jälle neutraalsele sõbrale väga vahva mäng, et Horvaatia ikkagi pigem on okeilt mänginud, Inglismaa vastu oli väga vahva mäng, seal on ju 6 väravat ja nüüd Ghana, kuidas ma ütlen siis, on valinud endale pigem kaitsvam taktika, tegin seda Ghana, Panama esimest mängu, ütleme nii, Ghana ei olnud liiga palju üle Panamast. Panama oli väga tubli, aga Ghana jõuga võttis selle mängu seal lõpus ära, et neil on ka see probleem on ründajatest, Jordan Ayew tahab, kapten legend, ma saan aru, aga sa oled lõpuks ikkagi tšempa seal mudaklubis, seda taset sul enam ei ole, mis kunagi oli. Ja Inaki Williams esimest mängu ei mänginud, nüüd teises mängus mängis, aga ta on ka ikkagi kaugel sellest tasemest, mida me nägime 4 aastat tagasi MM-il. Thomas Partey ka vanaks jäämas ja mängi enam nii kõrgel tasemel, et seal klubiga hooajal ka Villarealis
vajus pingile täiesti ära, nii et ja ma just tahtsingi vaadata, seekord mängivad ikkagi USAs, siis Toomas Parti saab ka platsile minna, et Kanadasse ju seda meest ei lasta, et eks ole näha, kui peaksid mingi play-off kohtumised siin Kanadas tulema, et siis on Kanale kindlasti väga suur kaotus. Mis ma tahtsin, põhimõtteliselt mängud on ikkagi lõpuks nagu vahvad olnud enamasti, aga Eesti inimesele natukene ebamugaval ajal ja võib-olla need kõige vahvamad mängud ongi just öösiti, et aga eks läheb paremaks, mida nii-öelda turniir edasi, siis aina sobilikumaks nende ajad hakkavad minema, et siin alates 8-finaalidest on 2 mängu ainult päevas, et nad siis, et enam selliseid väga üksikud mängud jäävad sinna kella 5 hommikusse, et ma arvan, et nüüd näeme nii-öelda oma vaatenumbrites ka, et siin hakkab see tõus tulema ja see on ainult tervitatav, et eks põnevamad ajad turniiridel ka on ja et sul tekivad need penaltid seeriate võimalused ja närvid lähevad kõigil kõrgemale ja rohkem on kaalul, et see alati annab seda vürtsi juurde ja et võib-olla tõesti osad, kes pole siiamaani väga jälginud, nüüd hakkavad igat mängu vaatama, eks ma isegi kõiki grupimänge pole siin jõudnud vaadata, aga nüüd ma olen õnneks sellise nii-öelda tavatöö peal, et mis võimaldab nagu mänge järgi vaadata, et panedki kas või taustaks käima ja eks kuuled, kui kommentaator nii-öelda natukene häält rohkem teeb, et siis järelikult midagi juhtus, et siis keerab pilgu sinna teleka peale ja vaatad neid. Et kindlasti ma ei ole kõiki nagu mänge järgi jõudnud vaadata, aga need ikkagi viimaste, ma arvan, nädalamängud olen kõik nagu pooleldi ära vaadanud ja nüüd ega enam midagi üle selles mõttes jää, et lähevad mängud huvitavamaks ja juba pühapäeval hakkavad siis meil need 16. finaalid pihta. Et selles mõttes see ette võetud. Vaatan kiirelt, vaatame lihtsalt statistika üle, et topskoorerite esiviisik on väga siuke ilusate nimedega. Lionel Messi 5 värava peal, temal veel siis viimane A-grupi mäng Jordaania vastu tulemas. Mbappe teisel kohal 4+2, Dembele 3. koht 4+1, Vinicius 4+1 4. koht ja Haaland siis 4+0 5. kohal, et ütleme, kui siukse five-a-side tiimi saaks endale, siis oleks päris hea. Kes seal ainult kaitsetööd tegema hakkaks. Jah, Leed rohkem. Küll lepitakse kokku seal, ma arvan, neil on seda kvaliteeti nii palju, et Haaland võib seal keskkaitses ka oma pikkusega mängida. Et need on hetkel siis topskoorerid, aga ega nendest meestest kedagi pakuti ka siin turniiri parimateks, et reaalne on, et küsimus on, kas jõuab Mbappe siis Messile järele turniiri lõpuks, et Messi siis hetkel 18 peal sai endale siis ajaloo parima väravaküti tiitli ja Mbappe 16 peal, et tuleb vahva andmine, vaatasin eile ka, et Mbappe oma 16 väravat on löönud siis 16 mänguga ja samal ajal siis Messi on saanud 18 kirja 28-ga. Et selles mõttes anna Mbappele see 12 mängu juurde ja vaata, palju ta siis suudaks lüüa. Kui see turniir see ei tule järgi, siis see on lihtsalt, et kas nüüd või siis järgmine 4 aasta pärast, et ega see lõpuks tuleb niikuinii ära ja Haaland kahjuks on ma ei tea, kas Norra on nii tugev, et siin iga aasta hakatakse nüüd MM-idel olema ja siis tänu sellele siin oma seda nii-öelda statistikat tõsta saab. Aga alagrupi turniir on kokku võetud. Nagu enne ütlesime, et siis täna laupäeval 27. juunil on viimased alagrupi kohtumised, aga suures pildis seal ka kõik selge. Rääkisime üllatajatest, rääkisime läbikukkujatest ja nagu kõik on maininud, siis nüüd hakkab alles see päris turniir või et ellujäämismängud enam suurtel neid eksimisvõimalusi ei ole, et nüüd tuleb täiega andma hakata. Et siis pühapäeval esimese mänguna peaks 1/8 finaalidest olema. Lõuna-Afrika, Kanada? Lõuna-Afrika, Kanada ja Kanada peab siis esimest korda lendama oma riigist välja USA pinnale mängima ja oma koduseinte toetusest jäävad ilma. See võib ka väga põnev kohtumine endale, et ma täitsa ootan seda. Ma ei julgeks sul vastu vaielda, et kui põnevad need Lõuna-Afrika kohtumised on olnud, et ma mõtlesin selle poole pealt, et seal ei tea täpselt, mis võibki juhtuma hakata. Et Lõuna-Afrika ei mängigi atraktiivsemat mängu, aga Lõuna-Korea vastu näitasid, et on võimelised. Et selles mõttes lihtsalt, et kui ma peaksin praegu ennustama, siis nagu üsna keeruline öelda, et see võib täitsa vabalt
minna ka lõpuminutiteni väga põnevana, et raske nagu lihtsalt arvata, et mis sealt tulema hakkab. Okei. No teisi mängu ei saa me praegu liiga palju ette selles mõttes siin vaadata ja öelda, et mis need hakkavad siin alates esmaspäevast olema, et siin alles need selguvad. Ja ka küsin siis nii-öelda saate lõpetuseks peale alagrupi turniiri sinu favoriit number 1? No, ma arvan, et lihtne vastus, aga ma ütlen Prantsusmaa. Ma selles mõttes nõustun, et minu kõige ideaalsem finaal oleks Prantsusmaa-Brasiilia, aga Brasiilial on päris keeruline teekond sinna, et vaatame. No õnneks on meil veel podcast'e tulekul ja jõuame neid arvamusi endale siin ümber lükata või muuta, et sellega saabki alagrupi turniir siis kokku võetud. Rääkisime siin, et pühapäeval hakkab 16 finaalid ja tähtsad mängud alles ees. Et saamegi siis, tõmbamegi otsad kokku. Teiega oli Kaspar Kotter ja Johannes Milli ning kõik 104 matši Goal3 podcast. Nägemist! Nägemist!